Sissejuhatus. 13. jaanuar 2016, kolmapäev. Lennuk Mumbaisse, India suuruselt teise linna, maandub öösel. Kuigi vaatan võimalusel sellised lennud, mis öise magamisajaga rehivad lennusõidu ajaks, ja seekord valik sellisele, et öö pean veetma Mumbai lennujaamas. Ja kell 5:25 läheb lend edasi Goasse. Mumbaist Goasse sõidab lennuk vaid 1 tund ja 10 minutit. Ja suhteliselt naljakas on istuda terve öö lennujaamas, et saada lõpuks sellele tunnisele lennule. Õnneks on lennujaamas alati inimesi, kellega rääkida, ja kui raamatut või arvutit või telefoni kaasas ei ole, siis on igav, kuid tavaliselt on nad minuga kaasas ja pole sugugi igav, saab tööd teha, midagi lugeda. Proovin tund aega saada ühendust lennujaama wifi ühendusega. Lootusetu. Lõpuks lähen infolaua juurde, nemad saadavad mind lennufirma infolaua juurde. Sealt saadavad kenas vormis noored mehed mind turvakontrolli juurde, kes suunab mind tagasi esimese infolaua juurde. Hästi, pingutan veel natukene, ehk sedapuhku siis võiduka lõpuni. Saan pitsati piletile ja mind suunatakse turvatsoonist välja, et saaksin lennujaama infost abi küsida. Lähen kõigepealt lennufirma lennujaama info juurde, check-in'i laua juurde, kuhu üks valvur mind suunab. Sealt suunab naeratav neiu mind ootetsoonis oleva infolaua juurde. Kuna seal kedagi öösel ei ole, pandsin õnnetult tagasi turvakontrolli. Lasen end taaskord põhjalikult üle kontrollida, saan taaskord paar pitsatit pileti peale ja liitun oma kohvritega. Tere tulemast Indiasse! Mis seal siis ikka, kui netivaba öö, siis netivaba öö. Saame hakkama. Hakkame vestlema minu vastas istuva sakslasega, kes Indiat armastab, tegeleb ravitsemisega, jooga, kirtanite laulmise ja astroloogiaga. Ta on lahke olekuga üle keskea naine. Aeg-ajalt kaasame vestlusesse kõrvalpingil istuva üle 80-aastase India proua, kes oma abikaasaga, kellega ta juba mitu aastakümmet USA-s elab, Indiat külastab. Saan teada, et juuksed peaks piirama siis, kui kuu on lõvis, raseerima ka siis, kui kuu on kaljukitses ja kindlasti proovin järele homöpaatiaravi sääse allergia minetamiseks. Nimelt Silvia, selline on saksa proua Osholt saadud nimi, olevat varasemalt sääskede lemmik olnud, kuid tänaseks hoiavad sääsed temast eemale ja seda tänu homöpaatiaravile. Katsetan ja ehk siis näeb. Enne ei julge midagi arvata, kuigi öeldakse, et armastust ei saa kunagi liiga palju olla, pean tunnistama, et sääsed armastavad mind siiski liiga palju. Räägime pikalt, vestlus on huvitav ja viib väsimuse ära. Mina olin oma kotid ja kodinad vahetult enne Indiasse sõitu kokku pannud ja elukaaslasele öelnud, et tagasi enam ei tule. Silvia oli lahku läinud oma elukaaslasest suvel ja kui ta sellest rääkis, siis tajusin, et lein ja rasked tunded seoses selle suhte lõppemisega saadavad teda ikka veel. Vahel on hea jagada inimestega, kellest sa ei tea mitte midagi ja sul on suht tõenäoline, et sa ei kohtu nendega enam iial, kuid tihti on üks südamest südamesse jagamise hetk kui universumi kingitus vastuseks meie sisemistele soovidele, et leida lahendust muret tekitanud olukorrale. Kell on 4:30 hommikul ja algab pardale minek. Vaid lühike sõit ja juba maandumegi Goas. Edasi siis sellest, kuidas need 2,5 kuud Goas möödusid. Ma ei kirjuta iga päev, kuid hoian sind, kallis lugeja, kursis peamisega. Tuleb minu elu parim reis ja see on nii. Jehuu! Esimene päev Goas, maandumine. 13. jaanuar 2016, kolmapäev. See esimene päev on alati väga unine ja kõik toimub kui udus. Võid ju küll kasutada lennukites, lennujaamades ja taksos iga võimaliku hetke, et silm korraks kinni lasta, kuid paraku on reisimine enamasti ikka üks väsitav tegevus, sest organism peab kohanema nii muutuva temperatuuri, õhurõhu, õhuniiskuse kui ka toiduga. Eestis oli -20, siin +20.
Astusime lennukist välja mõnusalt sooja õhuembusesse. Tere, kallis koa, sosistasin vaikselt. Tulin sulle taas külla, meil saab koos olema meie elu kõige ilusam aeg ja see on nii. Unistasin ja mõtlesin omi mõtteid, kui äkki avastasin, et midagi on nagu puudu. Kohver, jah, kohvri unustasin lennukisse, kiirustasin tagasi, kurtsin muret, sain oma kohvri kätte. Lend oli sedapuhku läbi Pariisi. Mul on hea meel, et olen Prantsusmaalt Indiasse jõudnud. Teenindus on viisakas ja lugupidav. Ei pea end kogu aeg kaitsesse tõmbama nagu Prantsusmaal, kus hea, kui keegi üldse sulle vastab. Indias ollakse viisakad. Yes, sir. Ja excuse me, madam. Ja seda on ilus kuulata ja näha. Pakutakse istet ja teed ja vabandatakse ja tänatakse ja naistesse suhtutakse austusega. Rõõmsalt, kuid suhteliselt aeglaselt liigub passikontrolli poole. Kuhu mul kiirustada? Terve öö oodata. Alati võtab pagasi lennukist toomine ja selle pagasilindile panek palju aega. Seega pole mõtet joosta. Reisides õpid end säästma. Passikontrollis tuleb esitada ka maale sisenemise kaart, mille juba lennukist stjuardessilt saime ja seal ka ära täitsime. Minust tehakse pilti. Kaamera, naeratus, klõps. 2 korda pitsatiga müts ja mürts. Pitsati jälg passi ja järgmine. Nii, nüüd tuleb leida pagas. Lasen lennujaama poest läbi liikudes endale parfüümi peale. See tõstab tuju. Ma lausa ausalt öeldes ei tunne neid lõhnu eriti kaua ja ei saa aru, miks ma peaks seda mitusada eurot kulutama lõhnavee peale, mis peal ei püsi, kuid vaadata, mida uut on turule tulnud, on alati tore. Mine tea, mis päeval ma taas uue lemmiku avastan. Parfüümide hinnad on kõrgemad kui Tallinna, Oslo või Pariisi lennujaamas. Võiks ju eeldada, et odavamad, aga ei. Indias ei ole need odavamad. Jõuan kohvriteni. Kogu teekond on väga hästi sildistatud. Suurepärane. Päris keeruline on ära eksida, kuigi see on minu üks suurepärasemaid iseloomujooni, millega mind siia ilma saadeti. Nii, ja seal nad ongi, kohvrilindid ja hulk reisijaid oma kohvreid ootamas. Jõuan veel kenasti WC-s käia ja ikka ootan veel jupp aega enne, kui oma kilesse mässitud kohvrilindi pealt kätte saan. On ikka hea asi küll see kiletamine, mitte ainult seetõttu, et kohver veidi tervem ja puhtam säilib, kuid ka seetõttu, et lukud on kinni ja reisikindlustus ei nõua siis oma vastutuse osa, kui kohvriga midagi peaks juhtuma. Näen pikka kuju ukse vahelt lehvitamas ja lehvitan vastu. Sõber tuli lennujaama vastu, imearmas, kuigi nüüd saab koha lennujaamast koha pealt hoonest väljumata takso tellida. Olemas on ka ametlike tariifidega hinnakiri ja ei pea hakkama kauplema. Siiski, nii tore, kui keegi vastu tuleb ja on nõus seda tegema vara hommikul. Hotelli jõudsime kiiresti. Oli vist nii palju jagada ja rääkida, et aeg lendas armutult. Sinna ta mu viise jättis. Ei tea, kuidas magama jäin, kuid terve päeva ei saanud voodist välja. Nii suur uni oli. Õhtul kiirustasin kohaliku telefonikaarti ostma. Natuke oli vaja süüa osta ja hügieenitarbeid, mida ei ole mõtet siia kaasa tuua. Näiteks meeldib mulle siin osta Indias toodetud hambapastat, šampooni, balsamit, juukseõli ja kookoseõli keha ja kokkamise jaoks. Ostsin tänavalt birjaanit kanaga, see on üks riisitoit ja väga soodne. Maksab umbes 100 ruupiat karbikene, millest jagub mulle 2 korra söögiks. Ja kohalikud ümmargused saiad ostsin ka, neid nimetatakse poi. Kuidas mulle maitseb India toit, kuigi see ei ole minu arust üldse mitte tervislik, liiga palju õli ja vürtse ja pikk töötlemise aeg, mille jooksul jõutakse juurviljadest kõik vitamiinid hävitada. Täna ma sellele ei mõtle, olen taas saabunud koasse ja tahan seda kõike nautida. Telefonikaardide müüja oli poe uksel suitsetamas. Kui meie pilgud kohtusid, valas ta mind üle hulga tervitussõnadega suure kallistuse ja naeru saatel. Mõnus on selline soe vastuvõtt.
käin mööda tänavaid ja naeratan tagasihoidlikult, tervitan. Paljud on mind siin juba aastaid ringi kõndimas näinud ja neil on väga hea mälu. Telefonimüüjad teenindas korraga 3, siis 4, siis 5 klienti. Ma ei suutnud lõpuks oodata ja küsisin, kas saaks endale telefoninumbri valida. See töö tehtud, katkestasin teda enne, kui ta jõudis järgmist klienti teenindama hakata ja küsisin, et kas saaksin ka maksta. Oh ikka. Ja ta võttis mult sümboolse summa kaardi eest. Tahtsin küll nii väga ka kuutasu ja netitasu eest maksta, kuid tema rõõmsalt teatas, et küll homme maksad. No, eks ma siis maksan. Hea on teada, et kui varem sai telefonikaardi täites avalduse, andes ühe passifoto ja passikoopia ja oodates kaardi aktiveerimist 2-4 päeva, siis nüüd on võimalik osta telefonikaart kohe ja see on kohe ka aktiivne, kuid selle lõbu eest tuleb tasuda 500-800 ruupiat teenustasu, millest tavakliendile ei räägita. Nimelt ostavad telefonimüüjad nüüd ise hulga telefoninumbreid oma nimel välja ja siis annavad need turistidele edasi. Seepärast ei küsitagi enam ei fotot ega passikoopiat, nüüd küsitakse rohkem raha. Ja kui aga ikka soovite telefonikaarti ja olete nõus ootama 2+ küsimärk päeva ja selle aktiveerimist selle aja jooksul, siis andke telefonikaardi müüjale passikoopia ja oma foto ja jääge enese juurde kindlaks, et ei soovi koheselt aktiivset kaarti. Sellisel juhul on kaart teie nimel aktiveeritud ja seda võib minna vahel tarvis, kui lisateenuseid kuskilt ostate. Rääkisime telefonikaardide müüjaga sellest, et kohas on tänu turistide arvu langusele äritegevus jälle vähenenud, olenevalt muidugi äri iseloomust. Tema ütles, et tema kliente on umbes 50% vähem ja peale 5 aastat lahkub ta kohast, sest äri ei tasu enam ennast ära. Ta ei ole esimene, kes seda räägib. Juba eelmisel ja üleelmisel hooajal ütlesid paljud sama ja mõni neist ongi lahkunud. Telefonile mees läheb tagasi Keralasse, kust kohast ta pärit on, sest Kerala pidevat hetkel tõusev täht olema. Jaipuri ehtekunstnik Ali ütles, et temal on 80% äritegevust vähem ja pidevalt otsitakse muutuvas ärimaailmas klientidele teenuseid ja tooteid, mis pakuks huvi ja millega saaks ära elada. Raske on kõigil. Huvitav on seejuures see, et kohalike arusaamine kliendisuhete hoidmisest on hoopis erinev näiteks Euroopas leviva arusaamisega. Euroopas klienti hoitakse ja kui majandusaktiivsus langeb ja äri läheb kehvasti, siis on iga klient kui kullatükk, kellele tehakse võimaluse piires allahindlusi, et klient jääks ikka alles. Kohas on aga teisiti. Kui on vähe kliente, siis tuleb olemasolevate käest välja pigistada nii nende enda kui ka kõigi puuduvate klientide kasum. Sellega aga hirmutatakse see viimane klient ära, sest miks peaks tulema kohasse, kui hinnad aina tõusevad, kui on maailmas veel nii palju kohti, kus on soe ja hinnad madalamad. Eks näis, mis siin edasi saab. Läksin sõbra juveelipoest läbi, istusime, jõime teed, sõime birjaanid, lobisesime, naljatasime. Tore, et tekivad sellised inimesed, keda võid usaldada, kuid ega usaldus ühe õhtuga ei tule, ikka aastatega ja ka siis peab ettevaatlik olema. Tuttav rääkis, et neil olevat siin 5 aastat sõber olnud, siis ühel hooajal nende pundist neiuga öö veetnud ja hommikul ise endale maksnud. Tütarlapse rahakott oli tühi. Inimesed, kes siin 10 aastad on elanud, on mulle korduvalt kinnitanud, et siin ei tohi usaldada mitte kedagi. Elame siis parem nii, et tegeleme oma asjadega ja oma eluga. India on selleks ju imeline koht, kus tõesti tuleks võtta aeg enesele ja kliimagi soodustab helget meeleolu. Väidetavalt on India taevaväravatele lähemal kui ükski teine maa ja mõtted muutuvad siin ülimalt kiiresti reaalsuseks. Seega tuleksin vaid sellest mõelda, mida soovime ja kõik halvad mõtted ära saata. Unistamiseks on India tõesti suurepärane koht, andes iga unistuse realiseerumisele jõudu juurde. Päikeseloojangu aega, see tähendab umbes 17:30 kuni 18:30,
on rannal nii mõnigi endale liiva sisse mõnusa istekoha meisterdanud ja mediteerib või unistab loojuvat punast päikesekera jälgides. Tasub ära proovida siin need imelised üksinduse hetked iseenesega. Loojangu ajal ei ole rannas kuum ja tuul viib ära sääsed. Turult ostan mõned tomatid ja poest indiapähkleid, asjad, mis mulle siin väga maitsevad, ja jalutan tagasi hotelli. Homme algab korterijaht ja küll ma selle korteri ka leian.